et sa tahaksid kontrollida, kuidas nad reageerivad tema sotsiaalmeedia postitusele, et sa tahaksid, et nad paneks lihtsalt thumbs up'i või mega normaalne on mõelda, kuidas oleks seks mingi teise inimesega, kui sa oled olnud oma elus ainult ühe inimesega. Kahjuks paljud mehed on voodis väga isekad. Ma ei tea jah, ma ei kannataks sihukest asja nagu, miks sa pead kogu aeg oma rahalist seisu mulle nagu ette kandma. See, mis toimub minu, ma ei tea, riidekapis, köögikappides, see on juba teine lugu. Mingis mõttes red flag, et ma ei saa teda ikkagi usaldada, ma lihtsalt ma kardan, et kui ma läheksin kuhugi vetsu näiteks, siis ta võtaks selle päeviku ja ta loeks seda. Nagu see on igasuguste piiride ületamine ja sa oled oma piiri väga selgelt paika pannud. Voice'i nimi oli suhe aseksuaalse mehega. Hei, sa oled kuulamas Kirstordil podcasti ja ma ei hakka isegi pikalt peatuma sellel, et järjekordselt said ka lisaüritusele piletid 24 tunniga müüdud. Okei, mitte vist päris 24, võib-olla 30 tunniga, aga igatahes väga kiiresti. Et meeletult suur tänutunne on sees ja väga suur rõõm ja väga suur elevus esimese ürituse ees, sest et kui mina seda praegu filmin, on reede, nii et homme toimub see üritus. Ja ma ei tea, kas on mu häälest kuulda, mulle tundub, et isegi väga võib-olla ei ole, mis on super, aga ma jäin nohuseks. Et õnneks mingit hullu haigust ei ole, sellepärast ma isegi ei ütle, et ma jäin haigeks, aga tuli nohu. Ja see algas üleeile ja mulle tundub, et täna on juba parem seis, kui oli eile. Nii et ma väga loodan, et homme ma lihtsalt ärkan tervena. Ma manifesteerin seda. Ma ärkan homme. Ma olen nagu mingi, oh my god. Ma hingan täiesti vabalt läbi nina. Ma ei tunne, et kuskil oleks üldse mingit tatti. Super. Ja ma tunnen ennast nagu 10/10. Et see on jah, siin olnud siuke väikene, ma ei tea, komistuskivi tee peal. Ja samal päeval, see on nüüd TMI võib-olla, aga samal päeval, kui mul hakkas see haigus, hakkasid mul päevad ka ja see oli lihtsalt nagu selline kombo, et ma tundsin nagu rong oleks must üle sõitnud päriselt ka ja lisaks mul on emotsionaalselt natukene keeruline aeg praegu. Sellest räägin millalgi, kui ma olen valmis sellest rääkima. Aga igatahes kõik need asjad nagu kokku ja ma olen nagu, kas saab veel hullemaks minna? Kindlasti saab. Lihtsalt see ajastus on olnud natukene challenging, mis eesti keeles on siis proovile panev. Väga hea. Ehk siis ma olen siin praegu eile-täna tegelenud sellega, et ravida ennast, et nii palju kui vähegi võimalik puhata, aga mingid ettevalmistused on siiski vaja veel olnud teha siin ürituse jaoks. Igatahes ma olen super elevil. Ja suur aitäh, kui sa oled üks nendest, kes ostis pileti, et siiralt ja südamest ma olen nii tänulik, et inimesed tahavad tulla. Ja ma juba tean, et see tuleb mega tore. Ja üks asi veel, mis ma mõtlesin siia algusesse mainida, et kui sulle see podcast meeldib ja sa tahad kaasa aidata selle edule ja levimisele, siis mida sa saad teha on kindlasti, kui sa YouTube'ist vaatad, siis vaata, et sa oleksid subscribed. Ja kui sulle episood meeldib, siis alati anna sellest märku pannes like videole, et selle järgi mina ka saan vaadata, mis teile meeldib ja see aitab ka podcasti levikule kaasa. Ja kui sa kuulad Spotify'st, siis kindlasti anna sellele podcastile oma hinnang, et selle eest ma oleksin ka väga tänulik. Need asjad aitavad mind väga palju. Vot, selle tahtsin ka siia ära mainida. Aga teate, mul ongi siuke tunne, et ma nagu kuidagi ei oskagi enda kohta praegu siin alguses midagi rohkemat öelda, et kõik oluline, mis ma tahtsin öelda, sai vist öeldud. Nii et liigume aga meie tänase episoodi toetajate juurde. Kõigepealt, nagu me näeme, siis mul on seljas jälle mu suur, paks, mõnus mõnnakas.
Ehk siis, kes veel ei tea, siis see on selline nagu pleed, mille sa saad endale selga panna. Ja meil on tulemas emadepäev, kes veel ei teadnud, siis emadepäev on 10. mail, pühapäevane päev, nagu ikka. Ja on aeg valmistuda selleks ja minu arust väga hea emadepäeva kingitus olekski üks mõnnakas. Ja sa võid valida muidugi lihtsalt nende erinevate värviliste mõnnakate seast, aga neil on eraldi ka super empsi ja super vantsi mõnnakad, ehk siis kui sa vanaemale teed kingitust või emale, et siis need on sellised temaatilised, mis sobiksid väga hästi. Ja mina kinkisin siis eelmisel nädalal enda sõbrannale Karolale mõnnaka, sest et minu arvates ta on super emps, nii et täpselt selle super empsi mõnnaka ma talle kinkisingi eestlukuga. Seal on peal siuksed nunnud südamed, kuhu on kirjutatud super emps ja ma sain tema reaktsiooni ka. Ta küll hiljem alles proovis seda selga nii, aga ma selle pisikese klipikese panen siia. Karola avab minu kingitust. Super emps! No ma mõtlesin, et see nagu sobib hästi. Nagu kui tahad õues istuda, paned selle selga, jumala soe olla. Ja sa vaata lukuga ka, et noh, et kui hakkab ikkagi nagu liiga palavasti, võid sellist lahti, on ju. Jah. Aitäh! Kui sa lähed mõnnakat ostma, siis kasuta koodi Kaisa, sellega sa saad -15%, nii et hea võimalus praegu seda koodi kindlasti kasutada. Ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis ka üks mõnus mõnnakas. Teiseks toetajaks on meil Heavenly limonaad ja minul on siin täna pirnimaitseline, kusjuures kui ma käisingi Karolal külas ja seal olid meil minu teised sõbrannad Janne ja Sirli ka. Nad olid kõik juba proovinud neid Heavenly uusi maitseid ja Sirli ja Janne ütlesid, et nende lemmikuks on just saanud see pirni Heavenly. Nii et tasub kindlasti proovida seda, kui sa veel ei ole proovinud ja reaalselt, mida kõik ütlevad nende kohta, et see on nii mõnus mahe jook, mida juua. Et ei ole liialt magus, ei ole suhkruid täis ja sa võid seda vabalt ka oma lapsele anda. Et selline hea jook, mida ka külla minnes kaasa võtta või ma ei tea, piknikut tehes, et siuke mõnus jook ja eriti külmast peast on see super hea, nii et ühele häälsõnumi saatjale läheb siis kasti täis tema enda lemmik Heavenlyt. Ja 3. kingituse panin mina ise kokku. See on selline meigi kingitus, ehk siis siin on 2 Browsi pintslit, siis Make Up For Every UV Protector Primer ja Make Up For Every Super Boost Lip Gloss. Ja siis kuna ühest lip glossist kindlasti ei piisa, siis Revloni selline Glimmer lip gloss on ka siin kotikeses. Ja täna võtame ette siis erinevad suhetega seotud voice'id. Voice'e saab saata nagu ikka kirstordil.com. Seal saab kasutada ka häälemoonutust nagu ikka ja on oodatud kõik teemad, kõik küsimused, kõik mured, dilemmad, põnevad lood, piinlikud lood. Kõik, mis pähe tuleb, võid sa sinna saata, et ei pea üldse olema ainult suhteteemad, aga need on muidugi inimeste elus olulisel kohal, nii et seetõttu ka täna ma siia olen need kokku kogunud. Hei, panen teile ühe loo, mis mind juba päris pikalt paianud on. See teema puudutab minu elukaaslase eelmist suhet. Märtsis täitub meil 3 aastat, millest siis 1,5 aastat oleme juba koos elanud. Kui meie suhe algas, siis oli mu elukaaslane oma eelmise partneriga lahku läinud umbes 3 kuud varem. Paneme talle nimeks siis Eeva. Nende suhe kestis kuskil 3-4 aastat ning Eeva oli tema esimene tõsine armastus. Ma nagu suudan mõista seda, et sellistest suhestest ei minda üleöö edasi. Samas ma tunnistan ka ise, et tegin võib-olla vea, et astusin sellisesse suhtesse, kus inimene ei olnud veel eelmisest kooselust siis nii-öelda või suhtest üle saanud. Mina olin selleks hetkeks juba olnud aasta aega vallaline. Kuigi aja jooksul olen ma nagu saanud üle nendest muudest
või noh, meie suhte alguses tekkinud probleemidest selle eksiga, siis on üks teema, mis mind siiani häirib ja see on sotsiaalmeedia. Ma ei pea silmas siis Eeva enda kontosid, need olid mul juba ammu blokeeritud, aga muret teeb hoopis siis see, kuidas mu elukaaslase pere ja sugulased Eevaga sotsiaalmeedias on seotud. Et Eeva on väga sotsiaalne, ekstravertne inimene ja kuna nad on kõik pärit samast kandist, siis ta tunneb siis, kõik tunnevad kõiki, ehk siis see mu Peika pere siis nagu teab teda ja tema vanemaid juba nagu ammu. Mingil perioodil isegi elas Eeva mu elukaaslase vanemate kodus ning neil kujunes väga hea läbisaamine selle perega, mis osaliselt siis kestab tänaseni. Ma saan aru sellest, et kohtutakse näiteks juhuslikult tänaval, on viisakas teretada, mis iganes, aga ka mina, et sellepärast ka mina teeksin seda oma eksivanematega, aga minu jaoks sellest kuskil on ikkagi piir, millest edasi see hakkab juba ebamugavust tekitama. Et tänapäeval on sotsiaalmeedias nagu raske mitte märgata, et kes keda jälgib ja kuidas mingisugusele postitusele reageeritakse. Kõige enam häirib mind just mu elukaaslase õde ning vähemal määral ka siis tema ema, tädi ja täditütar. Nad kõik jälgivad Eeva kontosid, õde on ka temaga sõber ning nad reageerivad aktiivselt tema postitustele. Eriti keeruline on olukord mu elukaaslase vanema õega, kes siis elab eraldi, kellel on ka 2 väikest last. Tema ja Eeva on väga lähedased, nad suhtlevad tihedalt, saadavad üksteisele pilte, jagavad postitusi ning kohtuvad ka päriselus, sealhulgas koos siis lastega. Kunagi tekkis meil isegi sellest väike vestlus, otsustasin tol ajal siis ta sotsiaalmeediast eemaldada, sest mulle ei sobinud, kuidas ta mind sotsiaalmeedia loosides tag'is, pannes siis mind kommentaaridesse Eeva kõrvale või saates mulle pilte ja vihjeid, mis olid Eevaga seotud. Ta siis kirjutas mulle, vabandas ja ütles, et ei mõelnud sellega midagi halba. Ma nagu usun seda ja ma ei arvagi, et see oli pahatahtlik, kuid ikkagi see tekitas minus ebamugavust. Tänaseks oleme taas sotsiaalmeedia sõbrad ja ei ole sarnaseid olukordi enam tekkinud. Teine teema on pigem minu enda probleem. Mu elukaaslase ema, tädi ja täditütar küll otseselt Eevaga ei suhtle, kuid nad jälgivad ikkagi teda sotsiaalmeedias ning reageerivad tema postitustele siis mitte lihtsalt selle thumbs up'iga, vaid kas südamega või siis selle haag-emojiga. Ma tean seda sellepärast, et ma ise ka jälgin neid asju. Tean, et see pole healthy, aga kuidagi see on ikkagi seotud minu varasemate haavadega. Mulle tundub, et see on ebaõiglane, et eelmine suhe justkui liigub meiega kaasa. Tema pere teab, et me oleme koos, ma saan tema perega väga hästi läbi, mind toetatakse ja meie suhtele elatakse kaasa. Just seetõttu ongi valus näha, et samal ajal elatakse sotsiaalmeedias kaasa ka kellelegi, kes tegelikult peaks minevikus olema. Ja olen üsna kindel, et ka päriselus kohtudes suheldakse temaga soojalt. Jah, ma tunnistan, ma olen armukade ja ma ei eitagi seda, aga samas tunnen, et minu soov ei ületa nagu mingit piire, et ma ei kavatse tekitada mingeid konflikte Peika perega, vaid pigem huvitab mind arvamus olukorrast, et kas ma mõtlen üle, puhun niisama asja suureks või seal nagu mu emotsioonidel ikkagi päriselt nagu õigustust. Soovi korral võin ka rääkida sellest, kuidas mu elukaaslane kogu olukorda näeb ning mis täpsemalt meie suhte alguses siis esimesel 6 kuul toimus, aga seda juba teises voice'is. Okei, mul tekkis nagu mitmeid mõtteid. No esiteks see, kui sa rääkisid, kuidas su elukaaslase õde käitus, see oli nagu imelik. Et tag'ida sind koos selle eksiga mingite looside alla, mingeid vihjeid saata või mingeid pilte. See on nagu väga imelik. Ja ma ei saa aru, kuidas seda saab nagu mitte kuidagi, no kas nüüd just halvasti, aga nagu seal peab ju mingi tagamõte olema või nagu see ikka päris lampi ja niisama ei juhtu. Et see on imelik, aga no sa ütlesid, et teie olete nagu nüüdseks all good ja enam probleemi ei ole. No tore. Aga muus osas ma ütleksin, et mida sa siis ootad? Et nad nagu täiesti cut off iksid, nagu igasuguse kontakti, paneksid sotsiaalmeedias unfollow või unfriend ja nagu tänaval ei suhtleks soojalt või et mis see soov siis on? Et sa tahaksid kontrollida, kuidas nad reageerivad tema sotsiaalmeedia postitusele, et sa tahaksid, et nad paneks lihtsalt thumbs up'i või et seal nagu ma tunnen, et see on sinu kontrolli alt väljas, sa ei saa kontrollida, kuidas teised inimesed suhtlevad. Kui sa ütled, et see eks elas vahepeal su elukaaslase vanematega koos, et ilmselgelt nagu inimestel tekib side, see on täiesti normaalne ja oleks siis see, et
need elukaaslase vanemad siis praegu suhtuksid sinusse kuidagi imelikult või et eelistaksid justkui seda eksija, aga seda ka ei ole, et nad suhtuvad sinusse hästi. Et siis ma ütleksin, et ära võta seda nii, nagu tema võtaks sult midagi ära, see eks. Sest et ta ei võta, et inimesed, ma mõtlen siis just sinu elukaaslase ema ja täditütar, et nad saavad suhtuda hästi sinusse ja temasse samaaegselt. Et miks nad ei peaks, noh, ma ei tea mingit tagamaid on ju, aga noh, siit jutust ei tulnud välja, et see eks oleks nagu midagi õudsat teinud, et siis ju tegelikult ei peakski temasse halvasti suhtuma või kuidagi külm olema nagu selles suhtes, et inimesed olid koos, mindi lahku, aga ta on ikkagi võib-olla tore inimene nende arvates. Et see, et nad temasse suhtuvad hästi, ei võta sinult midagi vähemaks. Kui sinusse suhtutakse ka hästi, siis ma ei näe seal probleemi, ma ei ole ise muidugi sellises olukorras olnud. Seega võib-olla ma kuidagi nagu ei oska ennast sinna piisavalt hästi panna. Ja ma inimlikul tasandil saan ikka aru, kuidas see nagu võib häirida. Aga ma ütlen, et minu arvates see ei ole sinu koht. Noh, midagi öelda või seda kuidagi kontrollida. Et kui teda päris mingi pere kokkusaamistele ei kutsuta, siis minu arust on see nagu normaalne, et jah, mingist piirist muidugi läheb asi imelikuks, kui tema oleks ka kohal mingi jõuludel teil või ma ei tea, jaanipäeval on ju. Et ja noh, et nagu kui sinu jaoks on piiri ületamine see, et nad panevad südame tema pildile või tänaval soojalt temaga räägivad, siis minu arvates see on natuke nagu ülereageerimine. Võib-olla kui on midagi veel, mida ma ei tea, noh, et ma usun, et sellise nagu suhtlemisega saab kindlasti ka minna üle piiri. Aga need asjad praegu, mis sa välja tõid, minu jaoks ei lähe üle piiri. Muidugi igalühel on omad piirid, on ju, aga no ma ütlen, et sa ei saa nagu ka minna sinna, kus sa kontrollid teiste inimeste nagu tegevusi ja oleks huvitav teada küll, et kuidas sinu enda elukaaslane kõigesse sellesse suhtub, kuidas tema seal kõige selle vahel on. Ja ma ei tea jah, muidugi, mis seal teie suhte alguses oli, et noh, tõesti, kui see oli tema elu esimene armastus, nad olid 3-4 aastat koos ja ainult 3 kuud oli lahkuminekust möödas, et jah, see on nagu päris lühike aeg, aga no samas elu on selline, et vahepeal juhtub nii, et liigutakse on ju kiiresti edasi ja see ei pruugi tähendada seda, et ei olda eksist üle saadud või et see uus suhe ei võiks tore olla, nii et selles suhtes ma ei oska nagu siinkohal midagi öelda, aga ma tean, et sa tegelikult selle voice'i saatsid juba päris mõnda aega tagasi ja ma alles nüüd jõuan selleni, aga kui sa kuulad seda episoodi, siis sa võid küll saata lisadetaile või mis teie suhte alguses toimus ja kuidas su elukaaslane kõige selle vahel käitub siis. Minul on selline lugu siis, et mina olen olnud ainult ühes pikaajalises suhtes ja praegu olen ka selles mõttes. Ja see tähendab ka seda, et ma olen olnud vahekorras ainult ühe inimesega ja meil on kõik hästi, selles mõttes, et ei ole nagu millestki puudust ja sobime nagu kokku niimoodi. Aga vahel ma nagu ikka tunnen, et mu peas käib see mõte, et kuidas nagu oleks seks teise mehega. Või et nagu, et milline see välja näeks, sest et ma ei ole, nagu mul endal puudub täielikult võrdlus nagu erinevate meeste vahel, et minu jaoks nagu seks näeb välja selline, nagu mina olen oma kaaslasega olnud terve see aeg. Et ongi see, et ma nagu, mulle käib see nagu mõte vahepeal, et kuidas see oleks, et huvitav, et kas see tunne oleks kuidagi teistmoodi või et mida näiteks mingi teine mees teeb voodis üldse, et nagu ma ei tea ju tegelikult. Et huvitav oleks nagu kogeda ja samas, kui ma nagu hakkan väga nagu süvendatult mõtlema selle peale, siis ma nagu tajun, et ma tegelikult nagu ikkagi ei taha seda, et ma olen valmis nagu mingi minema voodisse mingi suvalise mehega. Ja samas see mõte nagu, mu peas ikkagi vahepeal käib, et aga nagu huvitav oleks teada või seda võrdlusmomenti, aga see ei tähenda üldse, et mul oleks midagi halvasti enda suhtes või et ma tahaks midagi lahku minna või mingit avatud suhet, vaid lihtsalt see nagu mõte käib. Ja ma mõtlen, et kas see on nagu normaalne mõte või kuidas sellest nagu, kuidas vältida seda, et see mõte nagu hakkab kerima nii palju, et ma mingi hetk tunnen, et ma tahangi lihtsalt korraks nagu endast välja saada selle, et proovida mingi suvalise teise mehega. Aga tegelikult ma ei taha seda teha. See on mega normaalne mõttekäik.
ma tean seda nii oma sõbrannadelt kui ka lihtsalt nagu olen varem sotsiaalmeedias näinud ka mingeid postitusi sellel teemal. Et selles suhtes esiteks ma tahangi ära öelda, mega normaalne on mõelda, kuidas oleks seks mingi teise inimesega, kui sa oled olnud oma elus ainult ühe inimesega. Aga kui ma nüüd nagu ütlen puhtalt selle statistika põhjal, mida mina olen kogunud enda sõprusringkonnast, see on nüüd minu enda nagu on ju, et see ei ole mingi ametlik statistika, siis on väga suur võimalus, et kui sa seda teeksid, päriselt seksiksid mingisuguse teise mehega, siis see oleks suur pettumus. Ja siin on nagu mitu põhjust, miks see nii võib olla. Esiteks, kahjuks paljud mehed on voodis väga isekad ja neid isegi ei koti, kas sa tuled või mitte. No jah, selles suhtes siis ta on igal juhul nagu mõttetu mees. Aga ja on ka väga palju mehi, kes lihtsalt ei tea, mida teha. Neil on olnud võib-olla varasemalt palju partnereid, kes on teeselnud orgasmi ja seega nad arvavad, et nad on paremad, kui nad tegelikult on, et see on ka võimalus. Ja kolmandaks, ega kui sa, ma ei tea, esimest korda, teist korda uue inimesega seksid, siis ka väga tavaline on see, et sa ei pruugi kohe tulla, et seal läheb nagu aega, et esiteks ennast mugavalt tunda, teiseks, et üksteist tundma õppida, mis kellelegi töötab. Et see, võib-olla see ettekujutlus sellest on nagu maagilisem kui see, mis see reaalsus oleks. Et kui sul on kõik oma suhtes hästi ja ka seksiga on hästi, siis ma ütlen, et seal on nagu nii suur võimalus, et see oleks hoopis pettumus ja see oleks nagu mingi, oh my god, mu, ma ei tea, endine elukaaslane oli nagu nii hea voodis, meil oli nii hea klapp ja nagu mis asi see üldse oli, nagu, et nii suur võimalus on, et see oleks see tulemus seal. Aga nagu sa ise ütlesid, siis tegelikult nagu teil on kõik hästi, et võib-olla lihtsalt, kui olete ka pikka aega koos olnud, siis tekib mingi aeg sihuke väga nagu rutiinsus, mis on see lause nüüd läks lappama, igatahes, et muutub rutiinseks see intiimelu, ehk siis lihtsalt nagu aeg-ajalt seda millegagi vürtsitada, kas mingite mänguasjadega, rollimängudega, ma ei tea, uute poosidega, uues kohas proovida seksida või noh, mis iganes, kuidas keegi tahab, on ju vürtsitada. Aga kuidagi hästi nagu reaalsusega kontaktis olla, kui tulevad need mõtted, et kuidas oleks kellegi teisega, et on suur võimalus, et see ei oleks üldse nagu nii hea. Noh, muidugi jah, on ka maailmas teisi mehi, kes kindlasti oskaksid sind rahuldada voodis, aga noh, kui sul on nagu üldiselt kõik hästi, siis see ei ole põhjus, miks lahku minna. Et suhtes on ju üldse nii palju rohkemat kui see seks. Aga noh, samas räägitakse sellest, et noh, et kui sa ei ole kunagi sarvi maha jooksnud, et siis see aeg millalgi ikkagi peab tulema. No mina ei tea, ma ei ole nagu kindel selles osas. Aga nii räägitakse. Põhimõtteliselt see kõik toimus paar aastat tagasi ülikooli algusaegadel. Ma olin siis Tinderis, kohtusin seal ühe kutiga. Alguses jutt väga klappis, väga okei tundus kõik. Ta tundus ka võrdlemisi intelligentne inimene ja arvestades seda, mis erialal ta õppis, siis tundus, et kõik on nagu väga hästi. Otsustasime siis kokku saada, kuna ta elas Tallinnast väljas, siis ta ütles kohe, et ta tuleb rongiga ja me otsustasimegi, et saame siis Balti jaama turul kokku ja lähme siis sealt kuhugi sööma edasi kuhugi lähedale. Läksime siis sööma ja noh, selles suhtes overall jutt oli väga tore ja kõik tundus okei, aga üks asi, mida ma suht kohe alguses tähele panin, oli see, et ta tegi ühte ja sama nalja nii palju kordi, et see ei olnud enam naljakas. Nimelt ta siis kogu aeg iga asja peale ütles, et ma olen vaene tudeng, ma olen vaene tudeng. Ja nagu ma saan aru, et see nali on meil kõikidel mingis eluperioodis ilmselt läbi käinud, kes on ülikoolis käinud, aga noh, kui sa seda nalja tunni aja jooksul mingi 8 korda teed, siis noh, see ei ole enam nagu naljakas. Lõpuks mõtlesime siis, et mida siis edasi teha. Mõtlesime, et äkki läheks kuhugi lounge'i või kuhugi istuma. Kuna minu arust oli siis mingi reede või laupäeva õhtu ka.
ja tema siis ütles mulle, et kuuled, et aga mis me ikka sinna lounge'i lähme, et äkki läheks hoopis kuhugi poodi, ostaks mingit veini ja siis läheks sinu juurde, et igal pool on joogid ja kõik asjad on nii kallid, et noh, et ma olen vaene tudeng ja et pole pointi ju minna ja nii edasi. Mina olin kohe sellele asjale väga vastu, mulle ei meeldi, kui võõrad inimesed mu kodus käivad ja ma ei kutsu võõraid inimesi enda koju ja ma selgitasin ka talle, mille peale ma nagu nägin ka, et tal võib-olla natuke see tuju kadus ära, aga noh, ilmselgelt ma ei kutsu mingit võõrast meest omale koju, onju. Ja lõpuks mul endal ka kuidagi peale seda ideed või kuidagi tekkis see, et ma mõtlesin, et okei, et ma vist ikka ei viitsi temaga enam koos olla ja siis ma ütlesin ka talle, et kuule, et ma ei tea, et äkki hakkaks hoopis koju minema, et vaata, millal sul need rongiajad tulevad, onju. Ja siis ta vaatas ja siis ta küsis mu käest ja ta küsiski seda päris tõsiselt ja siiralt, et kuule, et aga sul on ju auto, et kas sa mind koju ei saa viia, et ma olen vaene tudeng, onju. Ja selleks hetkeks mul oli juba nii kopp ees temast, siis ma ütlesin ka talle, et ma ei hakka sind kuhugi, ta elas kuskil minu arust mingi tund aega Tallinnast väljas. Ma ütlesin ka, et ma ei hakka sind kuhugi koju viima, et unusta ära ja teiseks et ma olen joonud ka ja ma ise olin ka taksoga linnas, et ma ei olnud autoga. Ja siis ta ikka proovis, et kuule, et aga äkki ikka saad ja äkki ikka saad ja siis ma ütlesin ka, et kuule, et hakka nüüd minema, onju. Ja lõpuks siis teenindaja tõi meile arve ka, teenindaja isegi ei küsinud, vaid ta pani automaatselt kokku arve. Ja see vend maksis selle arve ära, me jõime ainult 2 klaasi mingeid kokteile või mingit veini, ma ei mäleta täpselt, aga noh, mina jõin 1 veini ja tema jõi a la ka 1 veini, onju. Ja ta pärast seda, kui ta ära maksis, siis ta küsis mu käest, et kas sa saaksid mulle ülekande palun teha, et ma olen vaene tudeng. Ja lihtsalt noh, okei, ma saan aru sellest, et meil kõigil on siukseid vaesemaid perioode võib-olla elus, aga minu arust on ikkagi see, et kui sa naise välja kutsud, siis ja sa ei suuda talle isegi 1 klaasi veini kinni maksta, siis palun ära lihtsalt kutsu teda välja. Ja peale seda me ei ole kordagi suhelnud, nii et selline huvitav lugu. ei, ma ei tea jah, ma ei kannataks sihukest asja nagu, miks sa pead kogu aeg oma rahalist seisu mulle nagu ette kandma. See ei ole ju nagu jah, nagu sa ütlesid, see ei ole lõpuks ju naljakas enam või nagu mul ei ole vaja, et sa ütleksid kogu aeg, et sa oled vaene tudeng. Ja nagu jah, et kui sa oled otsustanud kellegagi date'ile minna, siis ikkagi nii palju raha sul võiks olla, et nagu mingi üks toidukord või üks jook siis teisele inimesele välja teha. Et see on nagu väga veider minu arust. No ma ei tea, vist vanuseid ei maininud. No ma ei tea jah. No veider ja no muidugi iseennast kutsuda teise inimese koju, keda sa esimest korda näed, noh vot see on nagu väga veider ja siis veel üritada nagu määrida ennast sinule auto peale, et sa teda koju viiks, eriti kui te olite veel joonud ka. No mingi räige kooner. Ja ei. Ei. tere, Kaisa! Minul on selline küsimus sinule, et nii palju, kui ma olen aru saanud, siis sa vist oled ka mõnda aega nagu üksinda elanud ja minul on ka see, et ma olen üksinda elanud juba mõned aastad ja väga nagu ära harjunud sellega, et mul on oma nagu koht, asjad on minu järgi ära pandud ja väga nagu enda nii-öelda mugavustsoonis siis. Aga ma olen nagu hakanud mõtlema sellele, et kuidas õppida kohanema teise inimesega, et varasemalt ma olen nagu ikka inimestega koos elanud ja see on olnud okei, aga nüüd ma olen nagu mõnda aega üksinda olnud ja nii ära harjunud sellega. Et praegu näiteks, kuigi ma tahaks tegelikult väga kokku kolida oma kaaslasega, siis vahepeal ma mõtlen, et ma ei tea, kas ma nagu suudan kohaneda sellega enam. Et ma ei tea, kui me üksteisel külas oleme, ja see puudutab just seda, et kui näiteks tema on minul külas, et kui mina olen tema juures külas, siis see on fine, et ma kuidagi tajun seda, et see on tema kodu ja ta teeb neid asju nii, nagu tema tahab, aga kui tema käib minul külas, siis ma nagu hästi tunnetan seda, et see on no, minu ruum ja mulle meeldivad, kui asjad on nagu teatud viisi. Ma olengi mõelnud, et okei, et kui me kokku kolime kuhugi, et kas see nagu kandub üle või et kuidas niimoodi rahumeelselt koos elada, et ma ei tea, mingisugune täiesti basic, aga samas igapäevane asi, mis väga paljusid inimesi ajab ka siis tülli, on koristamine. Et näiteks mulle väga meeldib, kui on ikkagi korras ja mul on koristamise jaoks nagu mingi standard, aga siis minu kaaslase jaoks koristamine on hoopis midagi muud kui minu jaoks. Ja noh, praegu me käime üksteisel külas, siis ma nagu aktsepteerin seda, sest et me elame eraldi kodudes, aga kui me elaks nagu koos, siis me peaks leidma mingi kompromissi ja mõtlen, et kuidas nagu selliste asjadega leppida ma ei tea, et ma ei tea, ühesõnaga
mu sees on nagu väga selline konflikt, et ma nagu ühest küljest tahaks väga koos elada mu kaaslasega, aga samas kui ma hakkan mõtlema, mille kõigega ma pean hakkama arvestama, kui ma elan päriselt inimesega koos, siis see tekitab minus natukene nagu sellist hirmu või ahastust, sest et aga mul on üksinda nagu nii mugav ja hea olla, sest et ma ei peagi tegelikult ju kellegagi arvestama. Et jah, ma ei tea, mis see lahendus siis võiks olla. Hea teema ja tõesti, mina olen nüüd ka päris kaua üksinda elanud ja tean küll täpselt, millest sa räägid, et kõik on enda käe järgi pandud. Sa tead täpselt, kus asjad on ja miks nad seal on ja sul on mingi oma standard siis ja sellele puhtusele, kõigele sellele. Ehk siis ma saan väga hästi aru, mida sa mõtled. Aga kui sulle ikkagi see teine inimene väga meeldib, siis ma arvan, et see temaga koos elamine kaalub üle need mingisugused erimeelsused. Vähemalt ma loodan, et nii on. Et kui sa tõesti armastad seda teist inimest väga, sa ju tead, et sa tahad temaga koos olla, noh, üks hetk lihtsalt see loogiline samm on kokku kolida ja siis tuleb leida need mingid kompromissid ja noh, kuskilt peab ka ise järgi andma, et jah, kahjuks kõik ei saa nagu siis enam sinu järgi olla. Ja mis ma arvan, ma ei tea täpselt nagu, kuidas see teie situatsioon on, kas teil on kummalgi nagu päris oma kodu või olete üürikodudes või, aga ma arvan, et kindlasti hea mõte on kokku kolides kolida nagu täiesti uude kohta, mitte kummagi koju, sellepärast et muidu võibki jääda nagu see tunne, noh, kelle iganes koju siis kolitakse, et see on tema kodu ja asjad peavad olema nii, nagu tema tahab. Et see on siuke, noh, paratamatus kanda, et noh, kui sa oledki seal nagu mingi aastaid elanud üksinda, siis sa tunnedki, et see ongi sinu kodu ja asjad on nii, nagu sina oled need pannud. Et selles suhtes ma arvan, on hea nagu koos siis kuskile uude keskkonda kolida, kus te koos otsustate, kuhu te mingisugused asjad panete, kuidas panete, miks panete just sinna. Ja noh, selle koristamise osas jah, et eks see on siuke asi, mis paratamatult noh, mingeid hõõrdumisi võib tekitada ja siis lihtsalt tuleb väga ausalt kommunikeerida ja ka iseendale väga ausalt otsa vaadata. Et noh, miks mingi asi sind nii väga häirib. Et noh, ma ei tea, ma olen näinud kõrvalt seda, kui ühte inimest ajab närvi, kui teine on teinud võileiva ja ta ei pane kohe peale võileiva valmis saamist võinuga nõudepesumasinasse näiteks. Et aga see inimene, kes tegi selle võiku, tema mõtleb, et ta sööb oma võiku ära, mõtleb, kas ta tahab äkki veel ühte teha ja alles siis ta paneb selle võinu ära. Et noh, sellises olukorras, kus sind võib-olla selline väike asi ajab närvi, tasub nagu vaadata hästi ausalt endale otsa, et äkki siin on mingi muu probleem taustal, mingi kontrollivajadus, see on võib-olla sinu viis, kuidas sa näed, et sa oled oma elus kontrollis. Ehk siis nagu kellegagi koos elades peab ka iseendaga olema väga aus ja vaatama neid oma mustreid ja mis sind närvi ajab ja nagu analüüsima, miks see sind närvi ajab. Noh, mingid asjad tõesti lihtsalt on nii, et me oleme, ma ei tea, kasvanud üles erinevat moodi ja see meie nagu korrameel lihtsalt ongi nagu erinev, on ju, et kui see ei ole kuidagi haiglane või üleliia kontrolliv, et siis ega mina ka ei tea. Ma mõtlen enda kogemuste peale, et noh, ma olen kuskil oma vlogides ka rääkinud, ma olen see inimene, et mul on oluline, et see nagu üldpilt oleks puhas ja korras, et kui ma oma kodus ringi vaatan, siis mul ei ole mingit laga kuskil, mulle meeldib nagu pigem siukene nagu minimalistlik, ma ei tea, nii sisekujundus kui ka lihtsalt, et nagu asju ei oleks ülimalt palju ja igal pool näha, aga see, mis toimub minu, ma ei tea, riidekapis, köögikappides, see on juba teine lugu. Et ma olen see vend, kes ma tahan silma alt asja ära panna, ma kuidagi panen ta sinna kappi, juba see, kuidas see seal kapis on, ei ole super oluline mu jaoks. Jah, muidugi seal on ka piirid mingist ajast, kui mu kapi sisu on liialt segamini, see hakkab mind närvi ajama, siis ma pean korrastama. Aga kuni mingi ajani ei koti üldse. Aga siis noh, mul on olnud
kaaslane, kes nagu pigem võib-olla see üldmulje, noh, kui on mingisugune tass 3 päeva kuskil, noh, et see ei häiri, aga samas häirib, kui sahtli sisu on täiesti mingi pilla-palla, on ju. Et siis sihuke erinevus, noh, ega mis sa sellega teed? Kui sind väga miski häirib, siis paned ise ära, aga no see peab kõik mõistlikkuse piires olema, mitte et sa lihtsalt nagu kogu aeg koristad teise inimese tagant. Aga kui sa oled koos inimesega, kes sind väga armastab, siis ma loodaks, et ta on ka valmis nagu sinu jaoks mingeid ekstra asju tegema. Aga siis sina pead ka olema valmis kuskilt järgi andma, ega no nii see käib. Muud ma ei oska öelda, sest ma ei tea, no eks ikka vast on võimalik leida ka partner, kellega on nagu täiesti nagu olete samal lainel selles osas, aga no see on vist pigem keerulisem ja no nagu sinu voice'ist välja tuli, siis sa juba tead, et teil on nagu erinev see. Aga võib-olla siis ka isegi ennem kolimist natukene seda teemat puudutada, rääkida, vaadata, mis ta arvab, et lihtsalt nagu väga avatult kommunikeerida, et ei hakkaks tulema sellist nagu suvalist nähvamist, sest see tapab romantika suhtes kõige kiiremini, kui hakkab olema sihuke mingi passiiv-agressiivne mingi, noh, jälle mingi šokk siin jah. Noh, et see nagu ei vii heasse kohta. Hei Kaisa, mul oleks vaja nõu. Ma olen oma peigaga olnud koos hetkel kuskil 4 kuud, mina olen 20, tema 21 ja ta sai meie suhte alguses teada, et ma pean päevikut, ma kirjutan lihtsalt iga päev sinna oma mõtteid, tunded, mis ma päeva jooksul teen, kõike mingeid selliseid asju. Ja ta on mu päevikut näinud riiulil näiteks ja mida iganes ja siis ta on küsinud, et kas ta võib seda lugeda, et ta tahaks väga teada, mis ma kirjutan. Ma olen talle korduvalt öelnud, et ei, ta ei saa seda mitte kunagi lugeda, mitte keegi ei saa seda lugeda, seda on minu privaatsed mõtted ja ta on endiselt nagu jätkab seda küsimist, ta kogu aeg tahab teada, kas ma olen täna kirjutanud, kus see päevik on, kuhu ma selle peitnud olen, sest et jah, ma peidan selle ära, kui ta külla tuleb, mis ma juba tean, et tegelikult on mingis mõttes red flag, et ma ei saa teda ikkagi usaldada, ma lihtsalt ma kardan, et kui ma läheksin kuhugi vetsu näiteks, siis ta võtaks selle päeviku ja ta loeks seda. Ja hiljuti oli siis selline juhtum, et me tulime koos, ta tuli mulle töö juurde vastu. Mul oli kott kaasas ja siis ta küsis, mis mul seal kotis on. Ja siis ta ütles, et ma võin seda kotti kanda. Siis ta vaatas sinna koti sisse, siis ta nägi, et mu päevik oli seal. Ja siis ta oli nagu jällegi väga nagu curious, et miks sul see kaasas on, mida iganes, on ju. Me tulime minu juurde, hakkasime mingit filmi vaatama, värki, siis õhtul hiljem ma ütlesin, et ta võib ennem minna vannituppa hambaid pesema, sest et ma tahtsin päris ausalt selle päeviku ära peita, sest et ma tõesti kartsin, et ta võib selle võtta, mis ma tean, et see kõlab päris halvasti nüüd, kui ma seda juba räägin, aga igatahes ta läks siis esimesena hambaid pesema, ma peitsin selle päeviku ära. Mu kott oli selles mõttes, ta jäi põrandale, ma ei teinud seda tühjaks, sest ma pidin nagunii järgmine päev tööle minema. Aga siis mina käisin ka vannitoas ära ja siis peale seda, kui ma tagasi tulin vannitoast, siis ta ütles, et tubli töö. Ma olin nagu, mis asja, millest sa räägid? Ja siis ta ütles, et ma tean, mis sa tegid, et sa ju peitsid selle päeviku ära või mida iganes, on ju. Ma olin nagu, mida asja, kas sa nagu päriselt läksid mu kotti otsima seda päevikut? Ma küsisin, et kui sa oleks seal olnud, kas sa oleksid seda lugenud, siis ta oli nagu jaa, ma oleks seda lugenud. Ja see oli nagu väga sihuke ik minu jaoks, sest et ma olen talle korduvalt öelnud, et ta ei või seda lugeda, ta ei saa seda kunagi lugeda, ta peab lihtsalt selle olemasolu ära unustama. Et minu jaoks võiks olla see, et mul võib see päevik olla ükskõik kus kohas, näiteks see võib olla laua peal ja ta ei puutu seda, tal ei tule seda tungi seda isegi vaadata. Ma saan aru, et ta nagu uudishimult tahab teada, mida ma kirjutan, võib-olla mida ma temast kirjutan, aga minu jaoks on sama hea, kui ta lihtsalt põhimõtteliselt tungib mu aiu ja loeb mu mõtteid, sest mina ei saa seda temaga teha, nii et miks peaks tema saama seda minuga teha. See on natuke loll lugu, aga ma tahaks sinu arvamust teada. Mida pekki, nagu sa said reaalse tõestuse sellest, et su peika läks su kotti sobrama, et su päevikut leida. Nagu see on igasuguste piiride ületamine ja sa oled oma piiri väga selgelt paika pannud, sa oled talle öelnud, see ei ole sulle lugemiseks ja ta reaalselt nagu sülitab sulle näkku ja ütleb, et aga kui sa oleks seal olnud, muidugi ma oleks seda lugenud, ta isegi ei varja seda. Mida? See ei ole normaalne käitumine ju. Nagu väga lapsik
temast. Ja see tõesti ei ole normaalne, et sa pead oma päevikut peitma tema eest, et sa ei saa teda usaldada. Nagu mida ta siis võib-olla, no ausalt öeldes see on tõesti räme ikk. See on nagu sihuke, no ma ei saa öelda, et mine lahku, aga nagu õudne. Aga nagu, et kui midagi, siis võib-olla ma soovitaks nagu tõsisemalt siis nagu sellel teemal reaalselt vestelda. Küsidagi, et okei, sa nii väga tahad mu päevikut lugeda, mida sa sealt loodad leida? Noh, nagu sa ise juba mainisid ja nagu arvata on, ilmselt ta tahab lugeda sealt, mida sina siis tema kohta kirjutad, mida sa mõtled tema kohta. Ja siis nagu sa saadki talle öelda ju, et ma ju räägin sulle, kui mul on midagi olulist sinuga rääkida. Kui mul on vaja midagi sulle öelda, mida sina pead kuulma, mida sina pead teadma, siis ma sinuga sellest räägin. Et nagu mida see päeviku lugemine sulle annab. Et mul on suu peas ja kui mul on mingi teema, mida ma sinuga tahan arutada, küll ma siis seda teen, ära üldse muretse. Ma räägin sinuga. Kui sa häirid mind kuidagi, ma ütlen sulle seda. Nagu, et noh, kui midagi, siis see, aga see ei ole normaalne. See ei ole üldse normaalne. Et see on nagu selline nagu usalduse reetmine. No muidugi väga tore, et ta sulle reaalselt selle nagu ise välja ütles, et ta olekski seda päevikut lugenud, kui ta oleks selle sealt kotist leidnud. Sest et see on kõik tõestus, mis sul on vaja sellest, et teda ei huvita sinu piirid, mis sa oled paika pannud. Reaalselt lihtsalt ei koti. Üldse ei koti. Ja ta oleks iga sekund valmis üle sõitma sellest piirist. Ja ma arvan, kahjuks, et see laieneb ka teistesse eluvaldkondadesse, mitte see ei ole seotud ainult selle päevikuga. Aga noh, seda juba tead sina ise paremini, et kuidas ta mingites muudes asjades on, et kas kui sinu jaoks mingi asi ei sobi, kas ta siis nagu rahuldub sellega, et sa ütled, ma ei taha, mulle ei meeldi, mis iganes, või kas ta üritab sealt üle sõita sellest sinu piirist. Igatahes suur punane lipp. Nii, ja lõpetuseks ma võtan 2 voice'i, mis on nagu, see on siis üks lugu, aga nii-öelda 2 jaos tulnud. Hei Kaisa, saadan lõpuks sulle ka enda loo. Nimelt sain tuttavaks 2 aastat tagasi Tinderis ühe noormehega. Ei hakka nime avalikustama, sest osad mu sõbrannad kuulavad samuti seda podcasti. Aga me elame erinevates linnades ning meie kohtumine toimus minu kodulinnas. Algus oli paljulubav. Ta oli väga viisakas ja romantiline, viis mu ühte Itaalia restorani ning samal õhtul läksime kinno. Järgmisel päeval tõi ta mulle roosid ja nii meie kohtumine jätkus. Ja siis ühel hetkel läksin talle tema kodulinna külla ning ööbisin seal. Noh, meil eriti mingit lähedust ei tekkinud, hoidsime käest kinni ja andsime lihtsalt huute peale musi, isegi ei suudelnud. Aga tol hetkel see ei tundunud mulle veider, sest me olime nii vähe aega tuttavad. Aga mida aeg edasi, seda veidramaks see muutus, et kuigi olime koos, ööbisime koos, siis temal oli 0 huvi minu kui naise vastu. Ta isegi ei üritanud mitte midagi. Vahepeal lausa magasime erinevate tekkide all, ta ei üritanud mind puudutada ega suudelda. Ma olin pesuväel ja sellegipoolest mitte midagi. Aga okei, see selleks. Ei olnud veel piisavalt kaua tuttavad ka, mõtlesin, et okei, et noh, ju see ei ole siis kahtlane, kuigi kõik mu eelnevad suhted olid palju kiiremini arenenud. Aga kõige haigem asi on ikkagi see, et terve selle 2 aasta jooksul me ei jõudnudki läheduseni. Selles mõttes, et ta ei avanud ennast mulle emotsionaalselt ega ka füüsiliselt. Ta oli üpris kinnine. Ta ei osanud olla mulle toeks raskel hetkel. Ta vältis seda ja kõige tagatipuks lõpuks ta hakkas koonerdama. Ta käitus väga vastikult, väga inetult, väga lugupidamatult. Me käisime reisil soojal maal. Ütleme siis nii, et oma reisi ma maksin ise. Kõik ekskursioonid maksin ka ise kinni, aga süüa tostis. Ja siis ühel hetkel hakkas ta hotellis mulle ütlema, et noh, maksad ise arve või? Teed mulle selle õlle välja või? Siis ma olin nagu, et ei. Ja siis see kordus ja kordus ka toidupoes. Ta valis endale mingid asjad ja siis ütles, et noh, kas seekord maksad sina? Ja siis ma ei teinud sellest nagu väljagi, et võtsin omale mingi joogi ja maksin neid selle eest ja läksin poest välja. Aga siis ühel päeval otsustasime auto rentida, et minna ühte teist piirkonda avastama. Ja kuna minul lube ei ole, siis ma isegi mõelnud selle peale, et mina peaks rahaliselt panustama, kuna ma olin kõik enda kulud niigi ise katnud.
ja ta ei olnud mulle reisil ka ühtegi kingitust teinud, siis ma ei pidanud seda vajalikuks. Et okei, maksis selle autorendi ära ja läksime teise linna, läksime restorani ja siis seal restoranis sööme ja ühel hetkel ta ütleb mulle, et noh, tead, et ma tahan tänasest mingit pappi ka saada, et kui sul praegu ei ole, siis võid hiljem ka maksta. Ja issand jumal, ma olin nagu puuga pähe saanud, ma olin nii vihane. Mul oli selline tunne, et ma saadan ta nüüd sealsamas perse. Aga ma suutsin seda siiski taltsutada, suruda oma emotsioonid alla reisi lõpuni ja reisi lõpus, kui me lendasime tagasi, lennukis mul tuli isu kummikommide järgi, aga ma ütlesin, mul ei ole sularaha, seal sai tol hetkel ainult sularahast tasuda. Ja siis ta ostis need mulle ja saad aru, need maksid 3 eurot ja tüüp annab mulle tõsise näoga tšeki. Ma olin nii šokeeritud. Ja ausalt öeldes oleksin ta kohe sealsamas maha jätnud, aga mainin veel kord, kuna elasin teises linnas ja pidin ööbima tema pool, siis ma ei saanud seda teha. Aga lõpuks ma ikkagi jätsin ta maha, andsin talle veel võimaluse, kohtusime veel, rääkisime, ütlesin talle, et see puudutas mind väga sügavalt, kuidas ta minuga käitus selles mõttes negatiivselt. Et see läks mulle hinge. Ma tundsin end nii rõvedalt, alandatult, et selline käitumine ei ole aktsepteeritav. Ja okei, alguses tundus, et rääkimisest oli kasu, aga ega tegelikult ei muutunud. Ja siis 2 kuud hiljem me läksime lahku. Aga nüüd ikkagi minu küsimus, kas ma olin suhtes heteromehe või geiga? ma mõtlen, et kuulame selle teise osa ka kohe ära, et siin olid minu arust mingid täiendused. Lisan täpsustuseks, et ma ise olen inimene, kellele meeldib väga kingitusi teha. Ma tegin ka sellele kutile kingitusi. Kui tal oli juubel, siis ma kinkisin talle 300-eurose romantikapaketi, kuhu me läksime kahekesi. Ja lootsin ise siis, et okei, et äkki seal see suhe areneb edasi, tekib lähedus, et saame rohkem koos olla romantilises keskkonnas. Aga noh, kõige naljakam on ikkagi see, et ta sõi liiga palju, jäi lihtsalt magama ja norskas mu kõrval ja nii palju romantikast. Aga üldse mulle meeldis kingitusi teha. Ma kinkisin talle brändiriideid, kalleid parfüüme. Temapoolne kingitus mulle oli see, et ta tõi lilli ja me käisime väljas, restoranides, pubides ja kinos. Ja kui mul oli sünnipäev, siis esimesel aastal ta ei teinud mulle otseselt kingitust, sest tal ei olnud raha, küll aga viis ta mind loomaaeda ja kinno. Et juba siis ma olin väga pettunud, aga mõistsin, et kuna me olime alles enne seda reisil käinud, et võib-olla ta tõesti ei olnud raha. Aga siis see teine koos oldud aasta, kui me olime juba pikemalt tuttavad, siis ta kinkis mulle sünnipäevaks ümbriku, kus oli sees 30 eurot. Lisaks Raffaello kommikarbi ja roosid. Nagu, mis asja? Need kingitused ei olnud üldse võrdsed, ometi ma olin talle eelnevalt kinkinud 300-eurose romantikapaketi. See hõlmas siis endas majutust mõisas koos romantilise 3-käigulise õhtusöögiga. Et nagu, mis asja? Ja siis ma vaatasin juba imelikult, aga et okei, et võib-olla ta lihtsalt ei oska kingitusi teha, aga tagantjärele juba see näitas, et ta ei võtnud seda eriti tõsiselt või noh, ta ei tahtnud nii palju panustada, nagu mina oleks eeldanud, nagu ma ise panustasin. Lihtsalt lisan siia juurde, et Voice'i nimi oli Suhe aseksuaalse mehega. Nüüd minul jäigi tegelikult õhku ikkagi suur küsimus, et kas te selle 2 aasta jooksul või oota, kui kaua te koos olite? No mis iganes. Kas te selle aja jooksul üldse intiimsed olite? Või... Ja noh, eelmise Voice'i lõpuks oli küsimus, et kas olid suhtes heteromehega või geimehega. Noh, seda silti mina ei oska ju panna, et ma ei ole teda näinud, ma ei tea teda piisavalt ja selle jutu põhjal, mis ma siit olen kuulnud, ma ei saa seda järeldust teha, kas ta on hetero või gei. Küll aga võib olla tõesti aseksuaalne lihtsalt, et seks ei ole miski, mis teda huvitaks või selline intiimsus. Et jah, see on ju täiesti nagu võimalus, et selles suhtes inimesed on ju erinevad. Võib-olla, aga no mis on väga selge, on see, et arusaam rahaasjadest on super erinev. Noh, mul tuli kohe meelde see Aleksandriaga episood, kus meil oli see megakooner seal jutuks, et samamoodi see mees tundub siis selline, kes väga hoiab järge sellele, et kes mida on maksnud ja oma peas kalkuleerib, et mis justkui on võrdne, mis ei ole võrdne ja ju siis tema arvates ka seal reisil olles näiteks
olekski pidanud olema kõik pooleks. Tema arvates ei ole see imelik, et sa oma reisi ise maksad, ei ole see imelik, et sa mingid ekskursioonid ise maksad. See kõik on tema jaoks nagu normaalsus, ehk siis tema jaoks oli imelik see, et toidupoes või toidu eest tema maksis. Ja ilmselt see hakkas teda häirima ja siis ta tundiski, et asjade võrdsustamiseks ta hakkab sulle viskama seda, et kas sa nüüd teed mulle välja, kas sa nüüd maksad selle ja lõpuks see asi jõudis selleni, et 3-eurose kummikommipaki pidid sa ka siis tagasi maksma. Et tema peas olid täiesti teised kalkulatsioonid, täiesti teine arusaam kui sinu peas. Ja juba selle põhjalt ma ütleksin, et sobivus 0. Nüüd kingituste osas on hästi tore, kui me leiame kaaslase, kellel on sarnane arusaam kingitustest nagu meil. See on super ja nii võiks olla. Aga paraku nii hästi alati ei lähe. Ja siis on ka nagu see koht, et sa pead aru saama, mis eesmärgil sa kingitusi teed. Kas sa teed kingitusi sellepärast, et sulle tõesti meeldib kingitusi teha või sa teed kingitusi sellepärast, et sa oled põnevil, mida sa selle eest vastu saad. Et selles teie suhtes kogu asi oligi ilmselt terve aja balansist väljas ja te kumbki ei olnud rahul, sellepärast et tema tundis, et kõik ei ole 100% võrdne, sina kunagi mingit võrdsust taga ei otsinudki. Ja seega sina tundsid, et isegi palju sa pead nagu panustama. Ehk siis juba see kõik oli nagu balansist väljas nagunii, ja seetõttu ilmselt ka kingitustega sa otsisid nagu, või tahtsid nagu rohkem tagasi saada, sest sa tundsid, et asjad ei ole nii, nagu sa sooviksid. Aga võib-olla üleüldisemas mõttes ma lihtsalt ütleks, et kingitust tehes minu arvates ei peaks vaatama seda sellise vorsti vastu mentaliteediga, et kui sa nüüd teed nii suure, siis sa pead sellelt inimeselt ka samas väärtuses kingituse vastu saama. Kuigi ma nõustun, et suhtes olles need kingitused võiksid olla kuidagi enam-vähem nagu samaväärilised. Ja kui see hakkab üks hetk nagu liiga palju häirima, siis tuleb sellest rääkida. Aga vist nagu suuremas pildis ma ütleks jah, et kingitusi tehes sa pead ise nagu kaalutlema seda, kui väga sa tahad seda kingitust teha, mis see kingituse tegemise eesmärk on ja lihtsalt nagu tundma rõõmu sellest, et sa teed kingitust. Aga see oli väga huvitav lugu. Aga teate, siinkohal ma tänaseks lõpetan ja on aeg välja loosida auhinnad. Ja ma annaksin kingituse sellele loole, kus Peika tahab lugeda siis päevikut. Et see oli lihtsalt huvitav lugu, ütleme nii. Ehk siis ma annaksin kastitäie Heavenlyt sulle. Siis samuti oli huvitav arutelu kogu see elukaaslase eks ja elukaaslase pere suhted eksiga. Et see oli põnev teema. Nii et sinule ma annaksin ära siis mõnnaka ja viimastele voice'idele annaksin siis endapoolse kingituse. Nii et suur aitäh kõigile, kes häälsõnumeid saadavad ja kõigile, kes ka kuulavad ja kuuleme näeme juba järgmises episoodis. Tšau!